mingi selline tava on, et kui ma ise olen nüüd metsas mõnda puud oma tarbeks maha leiganud, saaginud, siis ma olen teinud omal sellist traditsiooni, et ma panen selle oma peopesa vastu puud ja siin ma ei puutu, panen vastu puud ja siis räägin puuga natuke, et miks ma teda nüüd vajan, et milleks ta mulle vajalik on. Ja et palun andeks, et ma ta elu ära lõpetan ja tänan teda, et me oleme kokku sattunud temaga, et ta on minule vajalik sellel hetkel. Ja siis ma võtan ta maha ja viin koju. Puud hakkasin ma voolima või lõikama või saagima väga pisikese poisina. Puu oli selline põnev materjal, mida sai ise väga lihtsalt töödelda. Seal polnudki rohkem vaja, piisas ainult taskunoast. Aga alati ma vaatan puid sihukese pilguga, mis tast teha võiks, kui ta oleks niimoodi maha võetud ja koju toodud. Mingi aeg vaatasin hästi palju kadakaid oli, erilise kujuga oli. Siis see sõltus nüüd, et mis ma sellest kadakast oleks edasi teinud. Oli väga vahva, kui see kadakas oli selline, ütleme, käsivarre jämedune ja ta oli selliselt kasvanud natuke sopiline kõver. Siis need kõverad sopid andsid hiljem sellele valmis detailile selliseid omapäraseid nüansse, mis ei kordunud mitte ühegi eseme juures ära edaspidi. Ja siis ütleme veel, mis ma kadakate juures olen vaadanud, et kadakas mõnikord oli vaja mingid uksekäepidet teha, siis just otsisin sellist kadakat, mis oleks valmis kõverik. Ja iial ei tea, mis kadakast võib teha, et see mõte, mis seal puuga kaasas käib, ei ole sel päeval alati valmis mõte, et see valmis mõte võib tekkida isegi aasta või 2 pärast. Siis, mis mul on meeldinud puude juures on, kui võetakse vanu õunapuid või kreegipuid maha, siis nende sees olev puiduvärvus on alati täis üllatusi. Seal võib olla meeletuid selliseid värvide mängusid. Seal on sihukest punakast pruunist alates valged, hallid, sinakad toonid. Ja kui nendest hakata mingit kujundit tegema, siis see paneb alati fantaasia tööle. Mulle meeldib alati nendest ehteid teha. Nende struktuur on nii hea, et nad peavad hästi vastu ei murda. Kasetohust tehti karjapoisi pasunuid ja et praegu, kui siin mingit fantaasiat lasta, siis sellest saaks mingisuguse köie või nööripunude, kus nüüd ära kuivab või kuskile millegi ümber siduda, siis ta jääb kuivades sihukese kujuga. Praegu on üsna tugev ja sitke see. Saab sussile paelad peale. Tööd tees tekivad jälle uued mõtted, uued sellised ideed. Siis tuleb kiiresti need üles kirjutada, joonistada mõtted ja siis jätta nad sinna. Ja mõne aja pärast, kui ma neid pilte või neid märksõnu vaatan, siis hakkab sealt mõni asi jälle edasi hargnema, mõni mõte. Siis tekib selline hasart või põnevus, ma tahaks seda proovida teha, ma tahaks ühe asja, sellise asja valmis teha. Puidul on selline hea asi, miks mina teda kasutan, et ta on lihtne töödelda. Seal ei ole vaja erilisi
lõikevahendeid ja erilisi oskusi. Ta on üsna kergesti saetav, puuritav. Teda on võimalik painutada, teda on võimalik voolida selliseks, nagu ma ise tahan. Ka puidust tehti esimesed lennukid, et seal oli ka, piisas oli kangast lennuki karkass ja siis oli kõrgemat mäge või torni vaja, siis juba sai ju esimese lennu ära teha. Ja isegi mina olen selle viguri ära teinud, ehitasin puidust karkassi ja kasutasin kanga asemel kile. Kandis küll, aga mitte sinna suunda, kui vaja oli.